Tere, mina olen Feodor. Mina olen Britt. Oleme noorteühingust Avatud Vabariik. Täna korraldame tänavaküsitlust teemal, kas kaitseväe kohustust tuleks kaotada ja või asendada hoopis palgaarmeega tuleva riigikaitseürituse raames. Ma arvan, et mitte. Ma arvan, et Eestis ei ole vajadust selle jaoks. Et minu meelest on praegune süsteem täiesti toimiv ja ma arvan, et see palgaarmee oleks ka palju kulukam Eesti riigile. Ma arvan, et ei tuleks. Pigem mitte. Aga miks? No ütleme niimoodi, et Eesti noortel poistel on ikkagi vaja see läbi teha. Et ei ole siin midagi. See ajateenistus kasvatab nagu poisist mehe. Milleks midagi muuta, kui see toimib? Ei. Las ajateenistus saab nii nagu on. Miks te nii arvate? Ma arvan, et tegelikult paljud noormehed arvavad niimoodi. Kaasa arvatud mu enda poeg. Miks? Milleks? Meil on toimiv süsteem olemas. It's hard to tell, so until a few weeks ago I would have said it's can have a professional service, but still I think it's better to have a professional service. So I was a member of a conscript. I had to go to the army and I didn't like it. So. Ei. Ma ütleksin, et iga Eesti mees võiks ikkagi püssi lasta osata. Aga tuumik võiks olla palgaarmee, kus on profi. Ei. Ma arvan, et mida rohkematel inimestel on ettekujutus oma riigi kaitsmisest, seda парам. Это сложный момент, смотря к чему это все приведет. Потому что обычно армия по контракту приводит только к тому, что она защищает правительство, а не всю страну. В Украине можно было видеть ситуацию, что происходит, если 20 лет разваливать армию, а потом она не может быть террористом. Вообще, я думаю, что это надо на какое-то общенациональное голосование или референдум отправить. Люди... Только профессионально. Ну, как же это называется? Ну, там, где деньги платят. Армия должна быть профессиональной. И сделана по принципу Швейцарии. Это как у них? Не помню, как у них. У них она как резервисты постоянно готовы. Он сидит, он дома, но у него все снаряжение дома. Если ему позвонили, он поехал сразу. Все. Не, я думаю, не надо, потому что страна у нас маленькая. Почему бы всех, кто без плоскостопия, не научить бы немножко воевать? Это всегда полезно. Ma ei ole päris kindel, kas me jõuaksime seda kinni maksta. Et idee on ju ilus ja see kindlasti tooks võib-olla parema ja vingema tulemusel täpselt nii nagu äri ikka käib. Aga meil ei ole selleks raha ega aega, vähemalt veel mitte. No selle mõttes, et võiks küll olla veel see palgaarmee, et siis paremini. Oleks motivatsiooni käia seal, selles mõttes praegu lihtsalt sunnitakse inimesi minema sinna vaata. No selles mõttes vaata ongi, kui käid tööl peale kooli on, kaitsevägi, okei, käin oma aja ära, aga kui sul on motivatsiooni raha vaata, oletame hea palka, siis kindlasti läheks. Selles mõttes see muudaks asju. Et siis inimesed rohkem motiveeritud, jah? Jaa, noh, selles mõttes okei, sõda ei ole küll hea, aga lihtsalt ma arvan, et see oleks üsna loogiline. Selge, et minu arust see suht chill, normaalne, mind ei segase, ses suhtes. Okei. Minu arust kohustus ei tohiks olla pigem palgaarmee. Okei.